que hoje eu vou ser o teu calor. Sei que tá friozinho, já sei como é. Sei que o nosso amor aquece quando quer. Meile on kätte jõudnud 9. jaanuar ja ma olen siis juba Austraalias tagasi olnud 9 päeva. Ja need päevad on jube kiiresti läinud. Ma olen siin vaikselt tagasi Austraalia rütmi ennast saanud ja mõnusalt siin kodus aega veetnud ja ausalt öeldes kuidagi moodi niimoodi välja kukkunud, et no ma tean tegelikult, ma eelmine aasta ütlesin välja, et aasta alguses tahan ma rahulikult võtta, ma ei ole siiamaani tööl käinud. Ühesõnaga otseselt keegi mind lahti ei ole lasknud, aga graafikusse pole siis tunde pandud. Ehk siis minu nimi on seal küll olemas, aga shift'e pole saanud. Ja noh, eks see selle teenindaja töö niisugune võlu ongi, et ma olen sellest siin varemgi rääkinud. Ausalt öeldes mulle isegi sobib see, sest et mul on siin paar nii-öelda tööampsu tulemas seoses nagu filmimisega ja ma niikuinii tahtsin see aasta vaikselt siis uuesti sellest hospitalitest välja tulla ja proovida midagi muud. Nii et tere tulemast siis töötu argipäev vol 2. Et mine vaata mu seda eelmist videot. Kunagi Makais meil oli sama olukord ja siis pärast seda oli meil väga palju erinevaid suuri muutusi ja ausalt öeldes nagu ainult nagu paremuse poole. Ja mul on niisugune sisetunne, et seekord tuleb samamoodi. Tulevad uued võimalused ja uus aasta, uus mina. eks see kuidagi niimoodi välja kukkus. Nii et täna on meil reede ja homme on meil plaanis minna randa. Loodetavasti on ilus ilm. Võtame bodyboardi kaasa, lähme surfama. Siis ma pean aitama ühel sõbrannal kolida. Ja pühapäeval on meil plaanis minna välja. Käime kusagil söömas. Nii et ma võtan teid kaasa ja naudime seda nädalavahetust. De manhãzinho o sol nasceu. Deu esperança de beijinhos. Não espere tanto. Nii kuskilt siit jooksis selline fucking tegelane välja. Ja ma räigelt kirjusin. Lihtsalt räigelt killusin, mul siiamaani käed värisevad. Ja siis ma lasin talle seda spreid peale. Aga nüüd see äratas minus mingisuguse deep cleaning queen'i välja reaalselt. Kõik asjad ma viskan välja. Kõik lahtised pakid, mis iganes meil on. Kõik viskan välja, sest see ehmatas mind nii ära. Nii, pakkuge kommentaaridesse. Kaua siuke asi peab kapis seisma, et selle kehtivuskuupäev oleks möödas põhimõtteliselt pool aastat nagu. Küpsise maitseline tee ja selle kehtivuskuupäev on juuli 2024. See võimalik saab olla. See vlogi algus võttis nüüd väga huvitava pöörde. Ma peaksin selle nüüd nimetama, et 2026 reset, home cleaning, mingi kuigi tegelikult nagu reaalsus on see, et siin ei ole midagi ilusat. Tuleb ikkagist ausaks jääda oma vaatajatele. Tere hommikust! Ma nüüd pakin enda asju, et minna randa
ja mul sõbranna tahtis proovida seda bodyboardi. Karl ehitas mulle siukse vahva selle hoidja sellele siia. Päris jahe on täna hommikul, 19 kraadi, veits harjumatu. Aga no, loodetavasti ei ole liiga külm, kuigi ma tean, et ma ilmselt alguses on ikka veits raske sinna vette minna. Aga pärast siis, kui juba ära harjud, siis on okei. Ma ei olnud üldse valmiski. Nii tuleb vist. Ja nüüd hüppa! Tõsta üles! Mine! Ujumas käidud, nüüd me jõudsime kohe tagasi ja ma hakkan smuutit kohe tegema. Ausalt öeldes vesi oli isegi okei, aga õues ei ole nagu nii soe ilm täna. Mingi, ma ei tea, 22 kraadi või 20 isegi. Et mul oli ikka kananahk peal, nii et mul on hea meel nüüd. Ma tulin koju, ma panin kohe omale pika pusa selga, sest et veits on nagu ikka jahe. Arvata olina. Hästi vahun on ju. Nüüd lähme Aleksandrale appi, toome ta asjad ühest kohast teise ja õhtul vist sauna. Need samad sõbrad, kellega me just rannas käisime, neil on korterelamus siis saun ja nad kutsusid sauna, nii et õhtul vist saab sauna ka veel. Right, let's go! Ootan Karli siin kesklinnas barberist. Ta läks oma siis habe trimmima ja kohe peaks valmis saama ja siis me liigumegi edasi Karini juurde. Lähme neile sinna sauna ja teeme väikse grilli seal. No nii. Väga ilus ju. Nicer, jah? Väga nice. Aga sul on nüüd see koht siit ele vaata. Väikest ei ole saa.
Naisser või? Ise räägid. See vlog on nüüd palju rohkem siuke ettearvamatu kui Eesti vlog, aga päris elu vist ongi selline, eriti siin Austraalias, et paraku asjaolud võivad kähku muutuda ja mitte midagi siin elus ei ole niimoodi kindlalt kivisse raiutud. Ja samamoodi ma ei saa lubada, et ma nüüd kindlasti palgatööle tagasi ei lähe, aga samal ajal ma tunnen, et see ei tähenda seda, et ma võiks proovida. Et kui mul on võimalik hetkel proovida, katsetada, vaadata, kuidas see asi läheb. Mul on olemas juba huvilised, ehk siis midagi on juba toimumas, et miks ma siis ei võiks proovida. Ja isegi kui mul see välja ei tule, siis alati ju võib jälle mingisuguse väikse hospitality töö otsida. Ma ei usu tegelikult hospitalitysse, ma küll rohkem enam ei lähe. Mul ei ole selleks põhjust. Mul endal on ka nagu hirmud ja kuidas see asi läheb ja ma tunnen, et kui ma läheksin nagu tagasi tööle ja töö kõrvalt prooviks sükest asja teha, siis see kuidagi pärsib mul seda, olles tööl, palgatööl, siis ma tunnen, et see kuidagi pärsib seda loomingulist ja seda ettevõtlikku mõtlemist, et siis siukses keskkonnas on kõik teised inimesed samamoodi leidnud, et neil on ainukene viis töötada kellegi teise jaoks ja siis sa nagu selles keskkonnas ei julge nagu niimoodi sellest boksist nagu väljapoole mõelda. Sellepärast ma arvan, et see on mul hea võimalus hetkel omaette vaikselt toimetada ja proovida. Järgmine nädal meil on plaanis minna Margaret Riverisse. Nii et järgmises videos näeme juba seal ja ma tänan jällegist, et sa mu videot vaatasid ja kommenteeri mulle siia, kui sa jõudsid video lõppu, siis aitäh sulle ja näeme juba järgmises videos. Tšauki!